Meiko Võtik, täna esimene hooaja etapivõit, et Lätis olid Jörgenist parem, et kas see andis mingisuguse eeldused, et siin ka suudad talle ikkagi lõpuks mütsi pähe tõmmata? Eks rada sobis paremini kui ja eks kõik olid täna põhimõtteliselt päris tasased selles suhtes, et hood olid päris head kõigil ja Jörgen teises sõidis kukkus ja eks see andis ka natuke kaasa. Muidu oli, jah. Avasõidus püsid tal suht sabas ja teises sõidus samamoodi ju tegelikult närv pidas kenasti vastu, et Jörgen küll pressis, aga lõpuks ikkagi oli see, kes tema eksis. No tegelikult pressisime seal samamoodi nagu teises sõidus, aga lõpus tuli natuke vesimus peale ja kodarad läksid katki siklil ja mõtlesin, andsin põhimõtteliselt natuke järgi esimeses sõidus ja mõtlesin, et lähen teise sõidu peale välja ja töötas. No, kiirus on nii hull, et sikkel ei pea vastu enam või? Ikka peab vastu. Väga hästi peab vastu. No, see aasta nüüd hooaeg on jälle väljamaal samamoodi ju pea peale keeratud. Mis see järgmine välismaa etapp üldse on? Nüüd tuli uus kalender välja, ma arvan, et 125-ga Itaalias nüüd septembri alguses. Siis saab jälle võistelda. No, kuna meie panime ka ju, ütleme, oma kalendri või Eesti kalender on 12-13 september, kas see kattub, ütleme, ka sinu etapiga? Vist viimast langeetappi ei saa sõita, et siis on Itaalias etapp mul Võrriga. Neid peaks ütleme 3 tükki järjest olema või on sinul üks all? Ma täpselt ei teagi veel, seal on jah 3 tükki, seal on 6 Itaalia etappi vist, vaatasin. Siis 3 sõidaks 125-ga ja ülejäänud vist sõita saab siis 250-sega jälle. No, naudi tänast päeva ja võidu hetke, et näha on, et noor mees on rõõmus ja edu sulle siis Itaalias. Aitäh!